Aga et kõik ei oleks teoreetiline, räägime ka kogemusest. Ja LASPA kogemusest. Mul on hea meel, et Lauri Lillemaa LASPAst on meil täna rääkimas, et kas tegelikult ka siis päikesepargid töötajad või ajame lihtsalt juhtusid. Just. Nii, tere. Aitäh, et olete tulnud siia. Minu nimi Lauri Lillemaa. Olen siis LASPA Group OÜ juhatuse liige ja katsun teile natukene siis rääkida meie 2 aasta kogemust nüüd nii kaua, kui see päikesepark meil Laulasmaa ujula katusel olnud on. Nii, võib-olla kõige praktilisemad küsimused, kui me selle asjaga tegelema hakkasime, olid need, et kuhu me seda üldse rajada saame, mis täiendavad probleemid, mis seal kõik nagu põhiline küsimus oli see, kuhu me selle üldse rajada saame, et kas katused, kas kandevõime on tagatud, pidime konsulteerima siis projekteerimisettevõttega, kes tegi meil vajalikud tugevusarvutused, pidime konsulteerima Elektrileviga, kes ütles, kas kohalikus alajaamas on üldse see võimsust olemas, et me saaksime elektrienergiat siin vahetada. Kui me saime sealt rohelise tule, hakkasime asjaga pihta. Et meil on katusepinda ujulal 1200 ruutmeetrit, suutsime sinna rajada siis 95 kilovatise päikseelektrijaama. Nagu Taavi rääkis, tegelikult inverterite võimsus on sageli väiksem, meil siis kuskil 20%. See on selleks, et me jääme küll sellest tipuenergiast ilma, eks ole, aga kogu üldise tootmise vältel on siis see kasutegur ilmselt kõige suurem, et meie otsustasime seda teed minna. Siis mida meie ei tundnud ennast üldse kindlalt selles, et kui palju tegelikult see päikesejaam tootma hakkab ja meile visati õhku siis number, et 83,7 megavatt-tundi aastas võiks sellises suuruses park toota. Ja kusjuures oligi väga tore avastus, et kui me esimesel aastal hakkasime statistikat tegema, siis tegelikult me jõudsime sinna +–5% lähedale, et me saime 78 megavatt-tundi sealt kätte. Ja vaatamegi nüüd täpsemalt seda tootmisgraafikut, et kui te mõtlete ka päikesepargi rajamise peale, siis kindlasti müügimehed näitavad neid graafikuid. Kui te isegi olete skeptilised natukene, siis see on nüüd konkreetne tootmine 2020 ja 2021 siis erinevate joontega tähistatud. Et 2021 kokkuvõtet me veel teha ei saa. Suvekuudel siin tipptootmine oli juba suurem võrreldes 2020 aastaga üldises terve aasta lõikes tundub, et me jääme natukene madalamaks, kui me 2020 tootsime. Et siin peab arvestama ka sellega, et iga aasta see tootmine päiksepaneelide kasutegur väheneb, kas on kuskil 5% aastas, 2%, kuskil sinna kanti. 0,35, no selge. Et tegelikult me oleme palju rohkem mõjutatud päikeselistest ilmadest ja see on see, mis tegelikult määrab, et elame näeme, et 2 aastat on meil see olnud, loodetavasti on siin 20 aastat veel, siis me saame sellise väga huvitava statistika juba välja tuua. Võib-olla natukene taustaks lihtsalt Laulasmaal, meil olid siin erinevad variandid, mida tutvustati, et kas kõik tarbimine koha peal, kas osa koha peal, osa turule või kõik turule. Et meil Laulasmaal on väga lihtne, meie energiatarbimine on keskelt läbi kuus kuskil 160–170 megavatt-tundi. Nii et isegi suve tippkuul, kui me toodame 15 megavatt-tundi, siis kõik läheb ära. Niimoodi, et selle 2 aasta jooksul me reaalselt turule oleme müünud kuskil 300–400 kilovatti juures. Et eks see on siis mõni päev, kui meil on siin hoolduspäev, mida iganes kulub energiat vähem, siis on läinud turule. Nii, vaatame. Kindlasti numbrid on see, mis on ka hästi määrav sellise projekti ettevõtmisel. Et ma tahtsin omalt poolt lihtsalt välja tuua, kuidas meie oleme arvestanud oma kasumit selle projekti juures ja mis aja jooksul me eeldame, et me jõuame selle projektiga nulli ja millal juba hakkame plussi tootma. Et ma lahutasin väga lihtsalt meie tulukomponentideks, et see koosneb siis elektrienergia pluss võrgutasu pluss toetus, mille me saame samamoodi ja sealt tuleb siis maha lahutada taastuvenergia tasu, et selles suhtes, et kõik energia, mis me siin Laulasmaalt toodame, selle eest tuleb ka maksta taastuvenergia tasu, mis on siis 11,3 eurot megavatt-tunni kohta, et see on selline väike miinus on ka seal sees. Siis, et
2020 oli meil elektrienergia hind tuli kuskil 44,6 eurot megavatt-tunni kohta, võrgutasu 54, kõik hinnad on käibemaksuga. Ma mõtlesin, et kuna siin on inimesi erinevaid, siis ilmselt käibemaksuga hind on see, mis on võib-olla kodukasutajale kõige tõesem. Et ühesõnaga võrgutasu on nüüd jäänud siin 2 aasta jooksul samaks, aga elektrienergia tõesti, et kui 2020 oli 44 eurot, siis praegult meil on juba see viimane hinnatõus on tegelikult selle löönud kuskil 70 euro peale megavatt-tunni kohta ja vaadates, kuidas see hetkeolukord edasi läheb, vähemalt siin käesoleva aasta lõpuni, siis kindlasti see keskmine hind saab ka suurem olema. Toetus, kui meie 2019 selle tegime, siis oli vastav toetusmeede, et me saimegi 53,7 eurot toodetud megavatt-tunni eest. Kuna nüüd on see muutunud siis selleks oksjonipõhiseks, siis tegelikult on väga raske öelda, mis see toetus tegelikult olema saab, aga kui ma vaatasin neid määratud toetusi, siis tegelikult oksjoni korras on isegi minu arust seal 60 eurot megavatt-tunni kohta, et see võib liikuda mõlemas suunas, et see ei tähenda, et nüüd hakkab toetus olema 20 eurot, 30 eurot, see tuleb välja, et see toetus võib isegi suurem olla, aga see ma saan aru, et ei ole mõtet panustada, väga hea kui tuleb, aga võib ka vabalt ilma jääda. Ja sellise projekti puhul, nagu ma ütlesin, tasuvus väga tähtis osa, et kui need võtta aluseks 2020 saadud tulu, siis meie puhul projekti tasuvus jääbki sinna 8 aasta juurde. Aga see on nüüd puhtalt see, et me kasutame selle energia koha peal ja ma võtan aluseks täpselt turuhinna. Kui nüüd energiaühistu hakkab seda energiat tootma, siis on kindlasti eesmärk on saada elekter tarbijal odavamaks, tähendab energia hind tuleb odavam, mis lükkab ka tasuvusaega, selle pargi enda rajamise tasuvusaega lükkab pikemaks, et see on selline, alati peab neid komponente jälgima, sest tulu sõltub elektrienergia müügihinnast, võrgutasust ja toetusest, eks ole. Et kui juba on teada tegelikult, et võrgutasu langetatakse, kas siis kevadeni, siis see juba näitab, et tegelikult ka see hinnakomponent langeb, ehk siis ka tulu langeb, et kõik on omavahel selles suhtes seotud. Aga selge, sellega on minu poolt kõik, ma arvan, et minu poole võib pöörduda väga konkreetsete küsimustega just, et saada see tagasiside just selle arvelt, et kuidas see park tegelikult toimib, kas on mingid probleeme. Jätsin vahele hoolduse küsimuse, et meie võtsime enda jaoks sellise seisukoha, et me ei hakka seda päikeseparki lumest puhastama. Tegelikult me oleme sinna 0 eurot selle 2 aasta jooksul hoolduse peale pannud ja see tundub, et toimib. Et ma ei tea, kas Taavi Väleste võib-olla soovitab lund lükata sealt pealt, aga me kartsime, et see risk paneelide kahjustamiseks on suurem kui see kasu, mida me reaalselt talvel sealt suudaks toota. Nii et kas see on õige lähenemine, vale lähenemine, ei oska öelda, aga vähemalt seni hooldus 0 ja pole midagi ära lõhkunud, kõik on tootmine vastavalt graafikule. Aitäh!